of my life. I am powerful, I am beautiful, I am free. Tere! Mina olen Diana Brain Camp Eestist ning täna nagu eelmisel korral sai lubatud, tuleb meil juttu sellest, kuidas juba tänasel päeval nautida oma elu. Ehk siis minna tööle naeratusega, isegi kui sulle see töö ei meeldi, nautida oma õppeprotsessi, mitte mõelda, et saad kergemini hingata siis, kui sul see läbi on, vaid kuidas kogu seda protsessi muutumisest paremaks endaks siis nautida ja kuidas see meil tegelikult kogu eesmärkide jõudmise kergemaks muudab ja palju nauditavamaks. Kus meil on üldse tulnud selline asi, et me ei oska seda õppeprotsessi nautida? Koolist. Ma arvan, et me kõik oleme kuulnud seda lauset, et kui te kohe ei hakka õppima, siis te ei jõua oma töid tehtud, kõik hinded, kõik käib just selle lõpuprotsessi nimel. Kui sa lõpus oled teinud mõne töö hästi, saad sa selle 5 hindeks, kui sa oled töö halvasti teinud, saad sa selle 2 ja meile keegi ei ole õpetanud, et kui me näiteks ka selleks tööks õpime, oma kõrgharidust omandame, et me võime ka seda nautida. Juhul, kui sa oled praegu keegi, kes on töökohal, mis talle ei meeldi ning oled mõelnud juba pikemat või lühemat aega seda vahetada, siis ma olen kuulnud ka jutte, et inimesed lähevadki sellisele enesearengu loengutele, nad maksavad palju raha selle eest, oleneb kus ja keda kuulamas käivad ning pärast tullakse tagasi, minnakse koju ja mõeldakse, et mitte midagi ei ole ju juhtunud. Ja miks ei ole mitte midagi juhtunud? Just sellepärast, et te läksite koju unesõgama. Aga me peaksime tegelikult ise tegutsema. Et mida need loengud tegelikult meile õpetavad, on just see, et kuidas mõelda jätkusuutlikult ja kuidas läbi oma mõtlemise siis soodustada sulle paremat tulevikku. Kui sa oled hetkel keegi tööpositsioonil, mis sulle ei meeldi, siis proovi mõelda. Homne päev, kui sa sinna lähed, miks sa sinna lähed? Arvatavasti, miks me tööd teeme, enamuselt meie ühiskond on ikka veel arvamusel, et töö tegemine võrdub money making, et seda ei pea nautima ja see peabki raske olema, eriti meie Eesti ühiskond, kelle jaoks siis, mida töökam on inimene, mida rohkem on ninast veri väljas, olgu see siis targal või mitte targal moel, ehk siis väga füüsilisel raskel töömoel, siis me peame teda auinimeseks või aumeheks. Ning meil ongi kujunenud arvamus, et elus ei peagi kõike nautima ja töö võibki olla ebameeldiv. Kuid tegelikult, kui me mõtleme, siis me ju veedame enamuse oma ajast tööl. Vaatame, et on keegi, kes käib siis tööl ja talle ei meeldi hetkene tööpositsioon või töökoht, kus ta käib. Siin juures ma ei ütle kohe kellelegi, et tulge nüüd töölt ära ja mingi oma suurte unistuste poole, et tegelikult see on natuke ebarealistlik ja natukene rumal niimoodi mõelda, et okei, kui läheb õnneks, siis tänkad, aga nagu me teame, siis tihti enne õnnestumist tuleb läbi 100, 200, kui mitte 1000 ebaõnnestumisi, kes on ragim ja viitsib proovida nii kaua. Nii, et mida juba sina täna saaksid teha, on mõelda selle peale, mis sulle selle töö juures meeldib. Nüüd ma olen kuulnud ka, kui ma olen sellist ettepanekut teinud, et tulevad vastused, et mulle ei meeldi mitte midagi, kõik on nii jama seal. Ma ei suuda millegi muu peale tulla. See hetk, kui te ütlete, ma ei suuda, ma ei taha, mulle ei meeldi, ma ei saa, siis te panetegi ennast juba positsiooni, kus teile ei meeldi, ei suuda, ei saa. Sinu aju on fokusseeritud, mõtlema välja ainult vabandusi, miks see kõik on jama, mida sa just meeldivaks tahad endale mõelda. Aga kui sa proovi muuta perspektiivi ja lõpetada ära selle kasutusega, ma ei suuda. Nii tihti, mida inimesed teevad, kui nad kasutavad seda ma ei suuda ja üldse alati tegelikult me võtame ju endalt sellega võimu vähemaks. Ning mida me enda võimu vähendamisega teeme, me muutume ebakindlamaks ning me arvamegi end olevat situatsioonis, kus mitte miski ei saa tunduda parem. Unusta ära, ma ei suuda, ma ei taha, eriti kui su arved vajavad maksmist. Siis mõtle välja, ma ei tea, kas sulle meeldib mõni keegi sinu kolleegidest, kas sulle meeldib see töö, ma ei tea, mõni teatud aspekt või punkt või mille pärast sa seda teed. Ja kindlasti mõtle, mida sa igapäevaselt ka enda jaoks sealt õppida võiksid või arendada võiksid. Sest kas olete pannud tähele, kui me midagi uut õpime või mine uued teadmise omandame, siis me justkui tunneme ennast nagu paremini ja eriti, kui me saame seda ka teistele näidata. Tuleb suge kohe tähtis tunne peale. Mõtle endale välja, mida seal täpselt naudid ning ka mõni tähendusrikas põhjus, miks sa seda teed. Kas või, et okei, ma maksan arveid. Kuigi tegelikult on uuringud näidanud, et raha meid siiski ei motiveerib meid mis asi, töö juures eriti, kui meile meeldib midagi teha või me naudime millegi tegemist.
nii oletame, et sa tahad nüüd sellest töökohast, sa ei plaani sinna terveks eluks jääda ja mõtled, kuidas ma võiksin siis muuta või leida midagi uut või kui mul ei ole üldse aega. Et tavaliselt tööpäev, mis ta kestab meil 5-6-ni ning tegelikult 5-6-ni sa lähed koju, sa sööd, ma saan aru, energiat on vähem, aga head asjad elus tahavad natukene pingutamist. Et selle asemel mõelda, ma ei suuda, ma ei jaksa, ma ei saa, hakka mõtlema välja variante, mida sa võiksid teha, kuidas sa võiksid teha, kas või uut töökohta otsida. Proovi endale leida midagi, mida sa naudid või mis sulle meeldib, siis vaata, et sellist töökohta kas või saada, et millised oskused on nõutaval sellel töökohal ning vaata, kus sa saad neid oskusi omandada. Samuti mõtle välja, kus sa võiksid kohtuda nende inimestega, kes võib-olla on teatud ametipositsioonil, kus nad ringi hängivad, sest et tegelikult tutvuste omamine on üks kõige suurem asi ja miks? Sest et me inimestena käitume emotsiooni põhiselt. Kui meile keegi meeldib, me anname neile rohkem ennem selle töökoha kui sellele, kes meile ei meeldi. Leia võimalused, et sokutada sinna keskkonda. Ja kõik ei peagi tulema päeva pealt või öö pealt ja kindlasti alguses ongi raskem ja päevad võivadki tunduda pikemad, aga pigem natuke nõudus kui lõputu õudus, eks ole. Kui sa oled keegi, kes kooliga hetkel ootab, et okei, kui mul on need eksamid tehtud, siis ma hingan vabamalt. Või kui mul on ma ei tea, arvestus tehtud, siis ma hingan vabamalt, et enne ma pean hästi pabitsema ja närvitsema ja stressama. Et võta mega rahulikult. Ma ütlen teile ausalt, et meie ajust ei ole pooltki nii palju kasu, kui me oleme närvis või stressis. Et see, kui keegi ütleb, et ma pinge olukorras tegutsen väga hästi, siis tegelikult on see kindlaks tehtud, et meie aju ei ole võimeline töötama pingelises olukorras nii hästi, kui me oleme suutnud jääda rahulikuks ning võtta asja nii-öelda mõistusega, eks ole. Et kui sul on tulemas mingi töö või sul on kool, siis naudi seda protsessi. Kui sa õpid, siis ära mõtle, issa ma pean õppima selle pärast, et äkki ma ei saa läbi või et mul tuleb see eksam, issa, kuidas ma selle kardan. Et selle kõigega me sisendame endale, et kuidas see saab olema jube. Et võta väga rahulikult. Kui sa õpid, siis ka, miks sa seda õpid? Sa ei õpi ju tegelikult sellepärast, et see eksam ära teha, vaid sellepärast, et ise endale teadmisi juurde saada. Sellepärast, et kui sa läksid ju midagi õppima, siis sa ju tahtsid ise ennast selles valdkonnas arendada. Nii et võtagi seda kui informatsiooni, mida sa teed iseendale. Oluline on veel ka see, et me oleksime iseendad. Ma arvan, me võime olla täiesti vabalt ja süüdimatult iseendad, kui me ei tee kellelegi liiga, me ei lähma lihtsalt välja midagi koledat, oma arvamust ütleme siis kellegi või millegi kohta. Miks on oluline jääda iseendaks? Sellepärast, et kui me oleme meie iseendad ja ei loo kellegis vale lootusi või ootusi meie suhtes, siis ei teki ka meie sõprusringkonnas sellist hetke, kus keegi sinu üle kohu mõistaks. Ma toon näiteks enda näite. Viimasel ajal on mul hakanud jälle väga meeldima väljas käia. Aga nüüd alustasin ma ka kooli. Ja ma olen selline, kes väga kui ma midagi naudin, siis ma sellest räägin ja ma ei oskagi oma naudingute pärast tänasel päeval häbi tunda, sellepärast, et ma leian lihtsalt, et selleks ei ole põhjust. Ja võib-olla kui ma räägin, mis mulle teha meeldib ja nii edasi, et siis see innustab ka teisi inimesi päriselt enda jaoks elama, mitte teiste või teiste arvamuse jaoks. Aga vaata, kui raske on, kui sa oled näiteks, oletame, nii, kohtusin meesterahvaga kohtun. Ja me hakkame suhtlema ja kui ma tänasel päeval olen mina keegi selline, kellele meeldib nädala seest enam kooli asju, olen tubli, aga nädalavahetused, ma olen enda jaoks nüüd siin mingi 4-5 kuud tagasi avastanud, et väga tore on jälle taas avastanud siis. Et väga äge on käia ka nii-öelda pidutsemas. Ja ma ei varja seda, sest et ma ei soovi oma kõrvale inimesi, kes käsiksid või ütleksid mulle, et ma teen midagi valesti või ma raiskan oma elu või mis iganes nii-öelda, tooksid kõik sellised irrelevant põhjused minu jaoks välja, siis ma olengi täiesti aus ja ma räägin nii, nagu ma ise mõtlen, just seetõttu, et siis mul ei ole selliseid situatsioone või hetke, et minu ümber oleks keegi, kes nii-öelda õõnestaks siis minu õnne või prooviks nii-öelda rääkida, et see viis, kuidas ma elan või kuidas ma olen või kuidas mina naudin, oleks siis vale. Ja seda siinkohal ma pean ka ära mainima, et me inimestena, me naudime erinevaid asju, me lõõgastume täiesti erinevalt ja me oleme nii erinevad, me tahame erinevaid asju, me naudime erinevaid asju. Seega me ei tohiks siial kedagi hukka mõista, mu koera väike pea ja kõrvad paistavad siin, et me ei tohiks siialgi hukka mõista meist erinevaid inimesi. Et just kui sa näed, et ei tehta liiga ja see inimene tegelikult tore
ja sõbralik ja temas on palju teisi väärtuseid. Et siis me võiksime olla palju rohkem aktsepteerivamad. Mina isiklikult ei võrdle ennast mitte kellegiga, ainult iseendaga, sest et alati leidub kellegi ilusamat, paremat, targemat, peenemat, et ma läheksime lihtsalt niimoodi hulluks. Et kellega ma ennast võrdlen, on see, kellega ma olin eile, nädal aega tagasi, kuu aega tagasi, pool aastat tagasi, millised olid minu teadmised, kus ma oma eluga olin. Et ainult selle järgi sa saad aru, kui võimekaks sa oled muutunud ning võrrelda siis oma kasvu ja arengut. Et teistega ärge seda tehke, sest et tihti me just satume rohkem stressi. Oluline asi veel siia juurde mõelda, et hästi palju tegelikult mõjutab meid meie keskkond ja inimesed, kellega me suhtleme. Et kui meil oleks kogu aeg kõrval keegi, kes meile ütleks halvasti, kui me oleme teinud midagi, ma ei tea, enda jaoks hästi või näiteks, no toomegi selle peo näite jälle, et oled käinud väljas ja siis keegi jälle järgmine päev, et issand, olete kogenud seda pohmelli, et järgmine päev on siuke, maailm on kohe üldse siuke kurvem koht ja emotsioonid on laes. Ja siis teil on sõbranna, kes ütleb, et issand, sa tõesti liiga palju või mõni sõber. Aga mina olen tänasel päeval endal kogunud kokku just sellised inimesed, kes mulle kaasa plaksutavad, ütlevad, et kuule, mis sa muretsed, tore oli ju. Et nii raske on tegelikult iseendasse uskuda ja eriti kui meil on veel kõrval inimesed, kes meile sisendavad, et me ei ole piisavalt head või toredad või targad või ilusad, eks ole. Aga tead, kuidas enesekindlus võib tõusta kõrgemale, kui sul on inimesed kõrval, kes reaalselt toetavad sinu otsuseid ja peavadki sind täpselt nii võimekaks ning pigem ütlevad sulle innustavaid asju, kui et sind maha teevad. Nii et seetõttu ärgem kartkem olla meie iseendad siis. Aga seda jällegi juhul, kus me ei pea olema nii-öelda jobud, vaid me oleme ikkagi heatahtlikud, ütleme teistele hästi ja mõtleme endast hästi. Nii, aga tuleme selle näite juurde tagasi. Oletame, et kohtun, ma teen seda mina vormis, et oletame, et kohtun mõne meesterahvaga, kes mulle huvi pakub ning alguses räägin, nagu ma mainisin, et mulle meeldib peaaegu nädalavahetuseti väljas käia. Ja siis ma hakkaks talle rääkima, et ei, ma ikka nädalavahetusel loen rohkem ja harin ja teen muid asju, et pidud ei meeldi, et väga harva satun välja. Ja nüüd, kui ma hakkangi selle noormehega koos olema, siis tegelikult ma ei saa ju teha asju, mida ma naudin. Ja kui ma teen asju, mida ma naudin, siis see tähendab, et ma olen ju natukene, ma ei tea, petnud seda inimest, et tegelikult ta sai teistsuguse mina. Ning lõpuks võib-olla võib tekkida selline situatsioon, kus sa hakkadki sõbrannadele rääkima või sõpradele, et mul on selline mees, kes selle välja ei saa aru, aga tegelikult eelnev kokkulepe, miks te üldse võib-olla kokku läksite, oligi see, et sa proovisid ennast paremaks teha. On võib-olla muidugi näite, kus sa ei proovi ja kohe näitad, kes sa oled ja pärast suhtesse minnes hakatakse piirama, see on juba teine teema, teine kord, räägime sellest, aga väga tähtis, olge teie ise. Nii et käime kiirelt üle punktid. Ärme võta endalt võimu vähemaks, ärme kasuta sõnu nagu ma ei suuda, ma ei oska, pigem ma ei oska asemel, me ei oska väga palju asju elus. Ja kui mõelda, et ma ei oska, siis mõelda ka kuidas. Et ärge lihtsalt blokeerige oma fookust ära sellega, et me paneme nüüd lahenduste leidmisele pigem põhjuseid, miks me ei saa, vaid just fokusseerime, et me leiaksime lahendusi. Teiseks oli ikka number 2. Naudime juba täna seda, mis me teeme. Proovime leida midagi sellist mõnusat, mis meile ka tänasel meie õppe jooksul õppimise teekonnal meeldib või töökohal meeldib ning nautimgem protsessi ja loogeme endale tähendusrikas tähendus selle jaoks, miks me teatud asju teeme. Kolmandaks, väga oluline point ja sellest ma isegi ei rääkinud, et me peaksime mitte süüdistama teisi inimesi enne ümber, kui meil midagi ei õnnestu. Et mis oli minu viga, oli alati, kui ma rääkisin, kui ma lõpetasin gümnaasiumi ära, et siis mul tuli siuke depressiooni aeg ja ma läksin kooli, ma olin nii ebakindel ja ma kogu aeg süüdistasin oma õpetajaid selles. Sest et ütleme nii, et ma ei olnud just kõige helgema peaga ja nad andsid mulle sellest ka väga palju märku. Ning ma süüdistasin kogu aeg, et miks mul ei lähe hästi või miks ma olen nii ebakindel või miks mul on teatud ärevused, et et minu õpetajad. Kui ma olekski jäänud sinna selle mõtteviisi juurde, et ma võin kedagi süüdistada ja tänu sellele on minul ilgelt jama, siis oleks ma ka tänasel päeval just täpselt selles olukorras, siis ma poleks edasi liikunud ja ma poleks tõestanud, et tegelikult ju ma olen üsna taibukas naine. Et ärge süüdistage teisi, ainult iseennast. Kui
ainult ju täpselt julgege võtta vastutust, et ärge andke isegi kellelgi teisel nii palju võimu, et te võiksite arvata, et tänu kellegile ei saa te tehtud teatud asja. Et igal juhul meil, kui me mõtleme jälle, et ma ei saa seda, sest et siis sa oled jälle fokusseeritud oma mitte lahenduse otsimisele, vaid selle vabanduse otsimisele. Kui me mõtleme, et et läks küll, on ju, shit happens, aga kuidas ma nüüd sellest välja tulen? Mida ma peaksin tegema, et see mind enam ei mõjutaks? Mida ma saan teha juba praegu, et see mind enam ei mõjutaks? Nii et julgege võtta vastutust ja võtke vastutust oma läbikukkumiste eest. Ja seda ei pea tegema üldse süüdistaval toonil, vaid lihtsalt ärge süüdistage mitte kedagi teist peale iseenda. Sest see paneb teid kõige rohkem jällegi sinna võimupositsiooni, et te teate, et te olete võimelised endale käru keerama ja ka sellest välja tulema. Ning nagu ikka, jäägem iseendaks. Julgem olla need, kes me oleme. Ja ise sõpradena, kuidas me võiksime olla paremad sõbrad ja paremad inimesed, mitte kedagi hukka mõista, kui ei ole tehtud, jällegi ma kogu aeg armastan seda, kellelegi liiga. Aga, sest et me oleme individuaalsed, nagu me oleme kõik nii erinevad inimesed, meil on erinevad naudingud, meil on erinevad soovid, meil on erinevad eesmärgid ja ma leian, et kui me lubame olla teistel õnnelikud, saame me olla ka ise palju õnnelikumad. Ja viimaseks pointiks tegutse. Lihtsalt tegutse, mõtle, mida sa võiksid juba teha täna. Ja hakka väikeste sammudega, sest et tihti inimesed mõtlevad, näiteks kui sa ei ole raamatulugeja, mõtled, ma tahaks rohkem raamatuid lugeda. Et see kuu ma loen läbi näiteks, ma ei tea, 10 raamatut, siis sa tunned, et sa oled endale liiga suure ampsu võtnud. Seega hakka väikeste sammudega. Kui sa näiteks raamat, mõtle, ma loen 10-20 lehekülge päevas ja üks päev sa jõuad aasta aja pärast on ikka parem summa kui lehekülje numbri summa kui see, kui sa ei loe ja mõtled, et kuule, seda oli liiga palju, mul ei ole ikkagi aega. Leia see aeg, sellist asja, nagu mul ei ole aega, tegelikult ei ole olemas, on olemas prioriteedid. Ja ka kui me ütleme, et mul ei ole aega või et ma ei saa seda teha, sest siis jällegi me anname võimu ära, aga räägi, et ma ei soovi seda teha, sest ma ei taha tegeleda tagajärgedega. Ja muidugi elu juurde on veel üks väga oluline teema, just enesekindlus. Ja kuidas seda enesekindlust harjutada, näiteks kuidas enesekindlamalt esineda, kas siis koolis, tööl, intervjuul või üldse enesekindlam seltskonnas olla, sellest siis juba järgmine kord. Aitäh teile, mina olen Diana Breinek MPS-ist ja järgmise nädalini! Love my life.